tere! Alustame teise osaga. Voodi raami või voodi tegemine. Narivoodi ülemine korrus. Ja nüüd ma hakkan seda tegema. Tuleb nüüd teha täpselt sama asi siia üles, mis me tegime siin all. Põhimõtteliselt tuleb panna need, see 5x5 ja see 5x5 ümber ringi siia üles ja ka need pelpad ja kõik nii kõrgel. Madalaks on, kui marrats läheb siis nii kõrgel. Ma panen nüüd toestust või Neid tuleks saagi tegelikult 2, 4, 6 tükki. Saeks kohe korraga ära 6 tükki. 1, 2, 4, 2, 3, 3. Nii. Ja 4, 2 veel. 5, 1 veel. Jah. 5. Ma panen seda siin kinni. Ja siis ma teen täpselt sama asja, mis all. Kui keegi tahaks teada, miks ma need siia panen ja ta pole siiamaani aru saanud, siis ma panen need sellepärast, et saaks siia peal toetada. Nagu lihtsalt panna, siis keegi tahaks siia peal minna. Täna sai tehtud seda ja homme tuleb panna, nagu eelmises osas panime need ribid siia. Ja siis tuleb, me teeme homme, paneme need ribid ja paneme ääre. Üleval ikkagi oleks äärt vaja. Et see on homne plaan. Teine päev osa 2. Jätkame osa 2 teise päevaga. Eile me tegime selle siin üleval, panime need raamid siia ära, ülemise narivoodi osa tegemiseks ja siis täna paneme need ribid ja paneme ka siia suhted lauad, see laua ette, nagu ma siia panin, et kui keegi peaks magama, et siis alla ei kukuks. Käib ülemise voodi osa. Nende laudade panek. All me panime kitsad pilpad, üles me paneme lauad. 2 põhjust. Et üks põhjus see, et neil said pilpad otsa. Lihtne. Ja teine põhjus see, et üleval on ikkagi raskem või üleval peab ikkagi vähe tugevam olema. Pagana oksa koht. Kõige vastikumad kohad üldse. Aga mis teha? Kindlasti saa üle ja kõrval, kui need on, siis nad on. Ja ma panin igaks üks nööri, kui sellest ei ole tegelikult üldse kasu. Aga elame, vaatame, kas tast on kasu. Nii, nüüd lähme toome laudu juurde. Tõime hunnik laudu, mõtlen aela, näeme, lauad on siin. Nii. Läks siis ikka. Oi, opa, ma tulin peale praegu.
ma väga ei usaldaks seda. Vaata korra. Tegelt. Teeme väikse töö ja paneme siia toestuse alla siia poole. Siis panen viimase laua paika. Siis ma julgen peale rohkem alla. Nii, paigas. Oota, mis on talves? Keset tööd jääd. Esimene läbi. Ma käin siia igaks naelaga. Saadab surnuks on nüüd mõtlemast. Tahtsid, et nagu elusel koju läheb. Nii, pandud. Tugev küll. Sai selle mida? Ma panen siia seda äärt. Ühest et siis kui nüüd vaadata siit poolt, madratsi poolt või magaja suuna kohast vaadata, siis on sein on taga, kuna siia läheb vist arvatavasti ma teen kapi tahaks panna. Ma ei tea, kas ma panen ka. Aga vaatame, kas tuleb. Kas viitsime. Aga jah, praegu panen seda siia. Madats läks katki. Kuskil oli mingi kruvi ots, millest me ei teadnud mitte midagi. Paneme mingi jalgrattapaiga auto siselohvi paiga. Selle paneme peale. Äkki saab korda. Nüüd sai tehtud trepp. Ma ei tea, kas see saab ka. Võib-olla kukun kohe alla. Ma julgen. No, ma ei tea. Praegu kannatas vist. Valmis. Piirtad teha. Lähme toome laudu. Ja saidki lauad siia järsku. Ja nüüd nendest saab piirteid teha. Nii et lähme. Ja nüüd ma panen, hakkan seda piiret kinni panema. Ja võtaks panna. Nüüd ma saan jälle ühte piiret. See läks napilt. Et see läheb nüüd piire, et seda pikkutub pea taha. Ja kohe saab saetud. Tšau!
Nyt sai pandud see. Ja tagune piire pandud. Jah, ma panin selle biotaguse piirde ära. Ja me hakkame pumpama teist madratsit täis. Madrats on seal akna kohal. Ja saigi valmis narivoodi. Ja on aga noh, valmis sai. Ja järgmine asi, mida me Hispaanias teeme, on võib-olla lõpuviimistus. Nipet-näpet tööd, sellest saab ka ühe video. Aga jah, vaadake ka meie teisi videosid. Ja pange like. Ja kohtume taas. Head aega!